Ja nüüd mul on väga hea meel öelda tere hommikust Soomes Mika Penttila ja palun, teil on võimalus sõna võtta. Thank you very much. Greetings from Oulu. Suur tänu ja tervitus kõigile Oulust. Minu nimi on Mika Penttila, ameti nimetus on direktor. Ja mul on hea meel teiega jagada oma arvamust selles teemas, kui me räägime koostööst kohalike omavalitsuste ja riiklike tasandite vahel haridusvaldkonnas ja kultuurivaldkonnas. Ja vaatame nüüd slaide. Kõigepealt räägin natuke Oulu linnast. Oulu on Põhja-Soome kõige suurem linn, asutatud aastal 1605 kuningas Karli poolt. Nii et me oleme siis Botnia lahe ja Oulu jõe ääres. See on siis selline vana turuplats. Oulu nimetus tuleb saami keelsest paiganimest. Oulu on olnud selle provintsi pealinn aastast 1776 ja linn on kasvanud ja nüüd me oleme saanud kaasaegseks kompetentsikeskuses. Vaadates järgmist slaidi. Oulu on tunduga tehnoloogialinn. Me oleme teinud koostööd erinevate ettevõtete vahel, teadusasutuste vahel, haridusasutuste vahel ja avalike sektori vahel ja see on andnud meile väga häid tulemusi. Ja Oulu on kõrgtehnoloogia ja IT kompetentsikeskus. Siin jälgitakse heaolu valdkondi, biotehnoloogia valdkondi. Lisaks veel ka siis toiduainete tööstus, meil on ka terasetööstus, tselluloositööstus. Oulus on Oulu linn, kus on kõige noorem elanikkond, keskmine elanike vanus on 38. Haridustraditsioon on sama vana kui linn ise. 33% Oulu piirkonnas on omandanud ülikooli hariduse ja Oulu linnas on 2 ülikooli. Nagu ma juba ütlesin, Oulu ülikoolis, see on siis rakenduskõrgkool, meil on 25 000 üliõpilast. Ülikool on väga suur, nagu ma juba ütlesin. Ja me tegeleme 6G uuringutega ja 6G uuringuprogramm on üks maailma esimestest. Ja minnes nüüd selle teema enda juurde. Siis me räägime kõigepealt sellest, milline on meie tegevuse sisu ja millised on need probleemid, millega me praegusel hetkel silmitsi seisame. Nüüd üks küsimus on seotud sellega, millist on konkreetsed ülesanded, mida Oulu täidab, kui me räägime kultuuri ja haridusvaldkonnast ja kus me teeme koostööd teiste omavalitsustega. Oulu linn teeb koostööd erinevate omavalitsustega ja me teeme seda erinevatel viisidel. Kõigepealt, kui me vaatame riikliku tasandil,
siis me tahame mõjuda neid seadusandlikke protsesse, mis meid puudutavad ja parlamendikomisjonid tahavad saada arvamusi seadusandlike protsesside kohta ning meie eesmärgiks on siis juba ennetavalt anda oma arvamust teada, ehk siis me püüame tuvastada, millised on puudujäägid seadusandluses. Edasi me vaatame finantseerimist ja finantseerimise piisavust. Soome on küllaltki väike riik nagu Eestigi ja meil on arengud tehtud väga palju ja ma usun, et koostöö on üks nendest valdkondadest, mida me oleme põhjalikult arendanud. Me oleme arendanud ka neid valdkondi, mis puudutab minu tegevust koostöös teiste linnadega. Ja üks oluline arenguvaldkond on olnud seotud digitaalsete platvormidega. Me tahame parandada ettevõtete uuringute platvormi ja me tegeleme ka siis lasteaiaealiste laste arendusega, eelkooliealiste laste arendamisega. Nii me oleme leidnud, et linn vastutab selle tegevuse eest ja tegevuse juhtumise eest ja erasektor pakub sellesse süsteemi oma teenuseid. Varem eraettevõtted tegelesid terve süsteemiga tervikuna. Personalipädevuse arendamine on üks võtmealadest koostöövaldkonnas ja koostöö linnade ülikoolidega on väga tähtis ning me saame tagada, et kasutaks ära head tava ja pädevust saab kasutada terves riigis. Me tahame teha koostööd kohaliku ülikooliga ja loomulikult teeme koostööd Oulu ülikooliga. Me oleme kõige suurem regionaalne linn, nii et meie leiame, et meie positsioon on siinkohas tähtis, sest maakonnakeskusena ja kõige suurema linnana siis meie peame juhi rolli endale võtma. Ning omalt poolt me tahaksime jälgida seda, et terve piirkond areneb hästi võrreldes teiste piirkondadega. Sest kui Oulu on edukas, on terve piirkond edukas ja ka vastupidi. Ja ma tahaksin mainida ka teisi koostööviise, mis puudutab ka koostööd tervishoiu ja sotsiaalteenuste sektoris. Mis puudutab avaliku sektori teenuseid, on tuvastada süsteem, mille põhjal klient annab omapoolse panuse ja haldussüsteem peab suutma osutada vajalikke teenuseid ja leidma kõige paremad teenused, mida on võimalik osutada. Vaatame järgmist slaidi. Oulus me tegeleme väga paljude koostöövaldkondadega ja siin on nende organisatsioonide pilt, kellega me koostööd teeme, lähevad edasi, seda aega on vähe. Ja siin on veel meie partnereid. Siin on ettevõtteid ja teisi organisatsiooni. Siin on mõningad linnad, kellega meil on head kontakt. Ja edasi räägime siis sügavuti rohkem koostööst. Nii et see koostöö alus sõltub siis sellest koostöö liigist. Tegemist võib olla siis liikmelisusega. Näiteks kui me räägime Soome omavalitsuse liidust, siis meil võivad olla ka tegemist lepingulise alusega nagu DigiOn. Sellest ma räägin täpsemalt hiljem. Või siis koostöö võib tugineda Euroopa Liidu või kohalikul arengukaval. Soome omavalitsuste liit
on katusorganisatsioon, mis toetab omavalitsusi ja sinna on koondatud siis omavalitsused, et nad saaksid teha koostööd erinevates küsimustes. Ma ise osalen väga paljudes gruppides, kuhu on kaasatud ka Soome Omavalitsuste Liit. Me suhtlesime teiste talituste juhtidega. Seal me saame planeerida ühiseid tegevusi ning arutame seda, kuidas toetada ministeeriume ja parlamendi liikmed otsuste langetamisel. Meil on ka juhtgrupid, kus me edastame andmeid, mis puudutab põhiharidust ja keskharidust. Ning veel üks näide puudutab digitaalset arengut, mida ma juba mainisin, sest Espoo, Oulu, Tampere, Turu ja Vanta linnad ja Kuntiteeda on allkirjastanud koostööleppe selleks, et toetada Digivon platvormi pikaajalist rakendamist ning toetada selle ökosüsteemi. Põhimõtteks on parandada õppimist ja heaolu, et meil oleks hea alus haridusteenuse osutamiseks Soomes. Ja seda me saavutame arendades avatud ökosüsteemi, kus kõik haridusvaldkonnas tegutsevad inimesed ja organisatsioonid saavad teha koostööd selleks, et luua riikliku teenuse platvormi hariduse jaoks. Ja see projekt kestab kuni aastani 2023 ja teenus on mõeldud põhikooli ja keskkooli tarbeks. Vaatame järgmist slaidi. Edasi, kui me vaatame otsuste langetamisprotsessi Soomes, siis tugineb seadusandlusel. Ja lähtepunktiks on see, et linnavolikogu langetab otsuse ja praktikas on otsuse langetamise volitus edastatud, et seda otsuse langetab siis nõukogu või selle valdkonna nõukogu või talitus. Ja see järjestus, kuidas otsuseid langetakse, on seotud koostööleppe ulatuse ja tõhususega ning samuti koostööleppe pikkusega ja sellega, millised on osapooled ja milline on nende positsioon antud koostööleppe osas. Näiteks, et teha koostööd elektrikaabli projektiga linnas, siis linna nimel kirjutab sellele alla linna omavalitsuse volikogu, aga kui küsimus puudutab näiteks digitaalse platvormi projektis osalemist, siis siin on nõukogu, kes langetab otsuse. Ja kuna mina olen talituse direktor, siis mul on õigus sõlmida lepingud, mis puudutavad minu konkreetset ala. Vaatame natuke Oulu linna, siis kõige kõrgem volitused on linnavolikogul, kuhu valitakse liikmed iga 4 aasta tagant kohalikel valimistel ja volikogul on 67 liiget. Ja siis on meil linnanõukogu, mis vastutab haldusjuhtimise ja finantside eest. Nõukogus on 13 liiget, kes on valitud ametisse linnavolikogu poolt.
Nemad tegelevad haldus- ja majandusvaldkonnaga ja valmistavad ette küsimusi, mille üle peavad otsuse langetama volikogu liikmed ning jälgivad ka seda, et need otsused, mida volikogu langetab, on ellu viidud ja on ka vastavuses seadusandlusega. Vaatame järgmist slaidi. Kui me vaatame haldus- ja finantskoostööd, mis tugineb ka siis koostöö liigil. Ja siis, nagu ma mainisin, siis me kuulume Soome omavalitsuste liitu, me maksame liikmetasu ja meil on õigus saata liikmeid nõukokku ja erinevatesse komisjonidesse. Meil on üle 300 omavalitsuse. Nii et nad kõik ei saa kõikides rühmades olla kaasatud, nii et see väga oluline on ka siis esindatus. Mis puudutab digitaalplatvormi arengut, siis me oleme panustanud sellesse oma liikmelisuse tasuga ja see linn nii-öelda kuulub linnadele ja praktilist juhtimist teostab projekti meeskond ning nende tegevusi juhib juhtgrupp. Liikmetel palutakse osaleda erinevate gruppide töödes ja tegevuse eest vastutab liit, kus see võib olla ka seotud teatud kompensatsioonimehhanismiga, mille osas tehakse eraldi kokkulepped. Vaatame järgmist slaidi. Ma arvan, et Soomes ei oleks olnud areng võimalik, kui meil ei oleks olnud sujuvat koostööd. Koostöö, võrgustikutöö on strateegilised valikud ja Oulus me oleme saanud sellest kasu, sest me oleme suutnud mõjutada seadusandlust, me oleme kasutusele võtnud hea tava ja saanud kasu ka arenguprojektidest. Kui me räägime koostööst, siis sellega loomulikult käivad kaasas ka mõningad probleemid ja sa pead leidma aega selleks, et koostööprojektiga tegeleda. Ja mõnikord on väga raske leida sobivaid koostööpartnereid. Eriti siis, kui tegemist on ka rahalise sissemaksega, mingi finantspanusega, siis võib olla raske leida sobivad partnerid. Ja seetõttu me tahamegi teha väga tihedat koostööd tagamaks, et me eelkõige tegeleme strateegilise koostööga. Ning lõpetuseks, millised võiksid olla soovitused Eesti jaoks? Ja me võime sellest natuke hiljem veel rääkida, aga ma arvan, et üks nendest väljakutsetest, millega seisis Oulu silmitsi, oli see, et meie lähedal olevad omavalitsused on palju väiksemad, kui meie oleme. Ehk siis me teeme tihtipeale koostööd suuremate linnadega lõuna pool, nagu Tampere, Turku, Helsingi, Vantaa, Espoo. Aga me tahame teha ka koostööd kohalikul tasandil. Nagu ma juba mainisin, siis
kuna me oleme keskus, siis me peame kõiki neid ülesanded täitma. Millised on tulemused ja soovitused? Siis ma arvan, et on väga raske midagi otseselt soovitada. Aga ma ütleks, et oluline on öelda, et 1+1 annab kokku rohkem kui 2. Ja koostöös peitub jõud. Ning seda mõtet teha selleks, et tagada edasist arengut. Koostöö piirangute paika seadmine on oluline, sellepärast et kogu aeg ei saa tegevus olla seotud ainult koostööga. Vaatame järgmist slaidi. Ma tahaksin öelda ka seda, et järgmisel suvel otsustatakse, milline linn Soomes kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2026 ja Oulu osaleb ka selles võistluses ning loodetavasti meist saab siis Euroopa kultuuripealinn. Ning olete teretulnud siis Oulut külastama. Suur tänu. Thank you very much for your... Suur tänu selle ettekande eest ja meile siin mitme küsimusi ka. Esimene küsimus. Miks Oulul on nüüd see motivatsioon teha koostööd teiste väiksemate naabrus olevate omavalitsustega, nii et see küsimus on miks? I like mention. Ja ma ütlesin ka, et üks võtmeküsimustest on seotud meie asukohaga. Me oleme keskus ja see on meie ülesandeks tegeleda kohalikul tasandil koostööga. Ja loomulikult see ei ole ühesuunaline koostöö. Sest me kaasame väga paljusid meie ümbruses olevad omavalitsusi. Ja ma arvan, et põhiline asi võikski olla see, et on teatud teadmised, mida me anname teistele, saame vastu ka. Ja et selline koostööprotsess on kõigile kasulik. Suur tänu. Ja veel üks küsimus. Teie territoorium väga suur, elanikkonna tihedus väga väike, ja kuidas on korraldatud omavalitsuse koostöö regionaalse ettevõtluse arenguga ja teadusarenguga? Kas see puudutab nüüd Oulut ainult või kui mitte, siis millist rolli siin mängib ja kuidas saavad ka vallad anda omapoolse panuse sellesse protsessi? See on nüüd väga laialdane küsimus. Ja see on kindlasti üks põhiküsimustest ja Oulus on tegemist meil organisatsiooniga, kus meil on oma sektor, meil on siis äri Oulu sektor ja siin on meie omavalitsuse ressurss ja panus ja meie personal. Omavalitsusel on oma strateegia, tehakse koostööd ettevõtetega, ülikooliga ning teiste osapooltega ka. Nii et see on siis selle äri Oulu sektori vastutada. Minu enda vastutusala tegutseb sarnaselt. Suur tänu ja viimane küsimus. Te vastutate siis Oulu kultuuripildi ees, kui aktiivselt Oulu kultuurilises mõttes on, millised on kultuuriüritused ja kuidas tuua kultuuri väiksemasse linna nagu Oulu?
See on väga oluline küsimus, sellepärast et meil on sümfooniaorkester, teater, nii et on väga palju asju, mis Oulus on toimumas ning teatri, etenduse, orkestri kontserdid on väga olulised meie piirkonnas. See on meie teha, meie vastutada ja me oleme selles osas kokkuleppele jõudnud. Suur tänu. Ja veel üks küsimus, et kas omavalitsused jälgivad ka seda, et tegemist oleks kulutõhusa koostööga? Kas omavalitsused jälgivad seda, et koostöö on kulutõhus, nii et küsimus on rahas? Ja kindlasti see on väga oluline. Nii et 2 või 3 korda aastas me vaatame üle, kuidas sellega meil läheb. Ja lõpetuseks käesoleval nädalal või eelmisel nädalal Soome ja Eesti löödi lahku mõnevõrra, sellepärast et ei saa enam nii vabalt reisida Eesti ja Soome vahel. Kuidas olukord Oulus on? Kuidas see mõjutab teie elu? See mõjutab meid päris palju. Praegu on muutunud olukord natuke paremaks. Aga me oleme näinud Oulus selle kriisi suurt mõju ja loodetavasti järgmine suvi on meie jaoks lihtsam. See on minu jaoks ka väga oluline, sest see, mis toimub Eestis ja Soomes, minu tütar õpib Tallinnas. Nii et ma jälgin väga hoolikalt, mis toimub Eestis. Suur tänu, jälle üks näide selle kohta, kui lähedal me üksteisele oleme. Suur tänu huvitava ettekande eest ja kena päeva Oulusse.